tere liiklusõbrad ja tere tulemast Tallinna Lauluväljakule. Me oleme siin EM-i raja peal praegu ja mul tekkis võimalus ka minna mängima koos inimestega siin, nii et lähme vaatame, kui palju ma üldse suudan siin mis reitingut visata, kas ainult poogid või tuleb mõni parr ka. Kaasas on kõikvõimalik tehnika, et teile seda jäädvustada, nii et lähme vaatame, me alustame 6. rajast. Me alustame 6. rajalt, mis on par 3 ja 82 meetrit peaaegu nagu tavaline rada, veits pikemaks tehtud, otse alla tunnelisse vaja visata. Ilmselt ma lähen putteriga peale. Ja 700 par 486 meetrit, siin võeti turniiri jooksul ka OB17, kui ma ei eksi, sest siin on lõpus on saare koht, aga pead siis sirgelt viskama mäest üles ja siis sealt veel hiljem vasakule ja üsna väike selline saare ala on võib-olla 6-7 meetrit, kuhu sa pead lendima. Ma lähen Calvini Destroyeriga draivima. Hästi. Lähme riskime. Ai, kukub allal. Ilus. Kõige raskem rada 8, par 5, 103, 105 meetrit isegi. Sirge tunnel, lähen midariga peale. Oi, kui päädled. Vanda mees ka veel. Oh, kui hea hops. Kümnes rada par 493 meetrit, OB-si on siin igal pool, põhimõtteliselt vaja 2 sellist sirget viset soolikasse ja ma teen oma drive'i Tessuga. Üheteistkümnes par 3 ja 102 meetrit, põhimõtteliselt sirge vise ja täpselt otse kaitsevad 2 puud, nii et siin on nii fore kui backari liin. Mina lähen backariga eestlaste Storgiga.
Oh yes. Üle. Seda oleks võinud avatraibil teha. Sees on? On jah? Jah. Napilt aga. See läheb nii. Kolmeteistkümnes rada 223 meetrit ja par 4 ja peab viskama otse üle OB, ländima seifi, teine viise samamoodi üle soti, viskama niimoodi sellise võib-olla isegi fore viskega või samas saab ka backariga, aga puud võib-olla jäävad ette. Ma lähen Horizon Cloudbreakeri ilusa kuldse äärega uue Eagle'i kettaga. Mingisugune uu peale? See. Neljateistkümnes par 472 meetrit, põhiliselt 170 meetrit sirget viset. Kolmandal päeval ma tean, Alps viskas siin pin high, nii et seda võimekust mul ei ole. Aga ma lähen endiselt Calvini Tessuga, proovin võimalikult kaugele penetreerida seda fairway'd ja ma arvan, et see võiks olla pilkutatav. Ringis sees 5 peal. Viieteistkümnes par 4 201 meetrit. On vaja sellist madalat sirget laserit kõigepealt. Siin on mitu käppi. Otse on kõige safe'im ilmselt. Siis on üks Tallinki silti, peale seda on klassikaline tiik, mis meil siin laulaväljakul on, millest vaja üle saada. Ja siis on lõpuks korv. Ma tean, et sinna Tallinki silti on ka kinni visatud. Vaatame, ma lähen uuesti Destroyeriga draivima. Hästi. Oi. Liiga paremas säärde. 16. par 301 meetrit, ilmselt võib-olla üks lihtsamaid radasid, vähemalt üks kõige võimalikumaid birdisid. Ma lähen eestlastest torgiga sirgelt peale ja vaatame, mis saab.
ilus. Idekas, pikk. Oh, asphalt, let's skip this. Semikange jah. Oh, hea, et asfaldini jõudnud. Teine rada, par 3, 93 meetrit ja selle ees mul on veidikene hirm, sest et siin on võetud igasuguseid skoore. Kui sa tabad tunnelit, siis on lihtne. Seda me mängime ka tavapärasel lauluväljaku layoutil, tuleme alt üles ja siis on vaja tabada seda tunnelit. Aga siit võeti ka lihtsalt kuutesid, sest siin on OB-de ääres. Lähen Storgiga fairway kettaga, proovin sirgeks visata. Ilus. Siin on vaja tõsta. Ja jõudis tagasi. Ilus. Kõik 11 meetri omad lähevad, aga 3 meetri. Parri saab kätte. Oi kui hea. Ja tänase ringi viimane rada, tegemist on siis 5. rajaga. See on par 4 ja 201 meetrit ja põnevaks teeb selle raja see, et siin keskel on selline betoonmoodustis. Ma ei tea, kas sealt on kaamerasse näha, aga see on üsna ohtlik sinna sisse visata, esiteks ketas muutub ja teiseks on see, et siis sul jääb veel pea 150 meetrit minna. Ma lähen uuesti Tessuga draivima, proovime sinna nurgani peaaegu välja saada ja siis on äkki mingi pördi võimalus. Hästi. Katsin siit vähe mugavalt passiga. Ai, see oli ilus. Mida asja? Mingi 12-13 peale. Viimane puu rikkus ära, muidu oleks olnud seal.
oodake. Ma palun teilt väikest intervjuud ka, et peale siin sellist toredat raundi. Ja, et mis emotsiooniga siis täna siia rajale peale lendasid? Emotsiooniga, millega ma peale lendasin, oli see, et ma olen 4 päeva näinud seda telekast või telefonist 1 päevaga siin koha peal. Meeletu töö on korraldajate poolt ära tehtud, siukest võistlust Eestisse tuua, see oli mega. Ja ma mõtlesin ka, et ma olen näinud teiste liine ja nüüd ma tahaks proovida, kuidas ma ise hakkama saan. Aitäh selle võimaluse eest, muidugi Disc Golf tiimile, Disc Golf EU tiimile, kõikile korraldajatele, et mul oli võimalik siin täna mängida ja ei pidanud pettuma. Jõhker rada, see on raske, kui mängida seifi, ei ole hullu, mina lõpetasin +1, mis on minusugusele harrastajale, ma arvan, millise mänguosaga sa täna kõige rohkem rahul jäid, mille peal kõige suurem kindlus oli? Ma arvan, et üllatavalt 2 asja. Esiteks mu drive Destroyeriga, see Heiser flip sirgeks veidi üle ja tagasi töötas täna üllatavalt hästi. Ei eksinud vist ühelgi korral selle kettaga, välja arvatud 1 puu, mis ma sain ühel rajal. Ja üllatavalt 11 meetri putt. Need läksid peaaegu kõik sisse, kas siis kuskil 12 peal stepper, 11 pealt lihtsalt tavaline putt, need läksid sisse. Lähedalt putid, need olid veidikene nihudena, sinna jäi vähemalt 3 stroke'i. Oleks ma lõpetanud, ma arvan, -2, mis oleks rets olnud. Aga müts maha korraldajate ees, ma arvan, et lauluväljak on ideaalne koht, kus sükest tunnet teha. Idekas koht, aga kui nüüd natuke täpsemalt küsida, et siis kuna see lauluväljaku piirkond on siin üsnagi piiratud, mõeldes teiste suurvõistluste radade peale, mis on võib-olla, kus on lopsakas loodus ja OB-d hästi vähe, et kuna siin on hästi palju selliseid rada, mis on üleni OB-ga piiratud, et mis sa sellistest rajaoludest arvad, et suurel võistlusel on nagu hästi tehnilised selles suhtes rajad, et siin on nad tehnilised lihtsalt selle tõttu, et ruumi on vähe? Ma arvan, et ma olen siin Pauliga ühel meelel, et need open golfcourse rajad on võib-olla paljudele liiga lihtsalt, kes ongi sellised pika distantsi viskajad, nad lähevad lihtsalt plastivad 150 ja siis on puti küsimus ainult. Siin tuleb ikkagi selle mängija õige oskus välja, kas sa oskad annukas visata, kas sa saad madala putiga, madala drive'iga hakkama, kuidas sa lähened üle puu, altpoolt puud, et siin tulevad need tehnilised oskused mängu, mida sa ei näe kuskil golfcourse'il. Nii et selles mõttes lauluväljak on paras pähkel. Aga kokkuvõtteks, kui kunagi hiljem tänase päeva peale mõtled, siis jääb ikkagi positiivne emotsioon meelde. Muidugi, aitäh veel kord selle võimaluse eest. Kettaid tahate kuskilt osta, siis discgolf.ee poes saate endale ägedaid kettaid soetada ja näeme jälle diski rajal. Tšau!